tere! Jaa, teen omalt poolt siis ka väikese tutvustuse või sissejuhatuse. Et minu nimi on Helena ja ma olen loodusgiid, matkajuht. Ma annan ka joogatunde, olen ka projektijuht, teen tegelikult väga palju erinevaid asju. Aga teisalt ma ei taha ühegi sellise nagu ametinimetuse või erialaga ennast otse siduda, sest ma justkui lihtsalt teen seda, mis ma teha tahan. Ja ma olen täna siin, et rääkida sellest, et inimeseks olemise terviklikkusest ja selle pühalikkusest, et mis on minu nägemus ja arusaam nendest asjadest ja teisalt jagada natukene kogemust ja mõtteid ja siis pärast lõpuks siis kuulda ka teie küsimusi ja mõtteid või tagasisidestamist. Ja ma tahan ära öelda, et mul ei ole mitte mingisugust religioosset tausta või mul ei ole selliseid usulisi filtreid siin vahel, et midagi, millega ma ise nagu ennast seostan. Aga mul on väga suur austus meie looduse ja pärimuskultuuri vastu ja ma arvan, et see on üks nagu väga selge teekond, mis on olnud minu toetajaks täna. Ja siis millest me täna nagu täpsemalt räägime, on kes justkui on inimene meie ökosüsteemis, mis tähendab terviklikkus, mis tähendab pühalikkus ja kogu see kombinatsioon nagu lõpuks kokku ja kuidas siis läbi looduspõhiste praktikate toetada siis seda inimeseks olemist ja meie teekonda. Ja kui ma räägin sellest teekonnast või justkui hingest, siis seda ma ei võta ka kui nagu religioosset või spirituaalset aspekti, vaid pigem ka Bill Plotkinist inspireerituna, et see mina on tegelikult ka ökoloogiline mina, mitte see minu hing, eks ju, mitte ainult minu füüsiline keha, aga see minu olemus siin ökoloogilises kontekstis. Vot. Aga selleks, et natukene jõuda rohkem kohale ja saada tunnetust, siis ma kutsun tegema läbi ühte praktikat, et jõuda kohale või leida selline tunnetus. Seega kas siis siin ruumis või läbi Zoomi, et see ruum, kus sa oled, leia midagi elusat. Et kas sul on kuskil seal midagi vett või midagi õhus liikuvat või on see lihtsalt mõni ruumis olev taim. Hetkeks loo sellega ühendus, vaata seda, et mis see taim on ja proovi temaga leida selline ühendus, kus sa lihtsalt, ütleme niimoodi, et sa näed seda. Kui sa oled loonud sellise ühenduse, siis sa tunned, et sul on see ühendus olemas, siis sa võid ka oma silmad hetkeks kinni panna ja enda kujutluses seda pilti hoida, et mis on selle elusolendi olemus või mis on selle elusolendi tunnetus. Et või mida see olend endast kannab. Ja kui sa lood selle vaatluse või kontakti sellisest hästi puhtast kohast, kus sa ei anna hinnanguid. Oled lihtsalt vaatlevas rollis. Kas see olend, kuidas ta võib ennast tunda? Kas ta tunneb, et ta on oma koha peal? Mida ta teeb selleks, et lihtsalt eksisteerida ja olla? Ja sa võid, kui sa veel ei ole, juhul kui sul veel on silmad kinni, sa võid teha silmad lahti,
ole veel ühenduses selle elusolendiga. Ja juhul, kui sul tuleb midagi, siis sa võid välja öelda läbi siis selle taime või olendi justkui, et mina olen see, kes ... punkt. Täiesti spontaanselt võid vaadata, et mis sealt parasjagu tuleb. Ja võid uuesti anda sellesama võimaluse, et mina olen see, kes... Ja seejärel võid lihtsalt hingata sügavalt sisse ja välja. Võib-olla leiad enda viisi kuidagi tänutunnet avaldada, mis iganes seal oli või ei olnud. Aga luba sellel olla. Ja see siis on üks selline viis, kuidas nii-öelda suhestuda või luua ühendust või tegelikkuses ka anda ruumi enda kujutlusvõimele, et mis meie psüühika tegelikult loob, eks ju. Et mis on see vestlus, mis hakkab arenema, mis on need mõtted, mis tulevad, mis on, sa võid, kui sa oled ka selline füüsiliselt tunnetav inimene, et kuidas sa füüsiliselt tunnetad ja suhestud selle taimega, et kas sa vaatad teda, et kas sa tunned siin selle taime nii-öelda neid väljaulatuvaid osi või selle, et Zoomis ilmselt on need udused natukene, aga et kas sa tunned nende lehtede teravaid tippe või kas sa lood enda olemust läbi selle värvi, mis sa oled, eks ju. Et see on siis üks viis, kuidas olla kontaktis ja mõista seda teist olendit, nii nagu me võime luua tegelikult ühendust ka teise inimesega, eks ju. Et see, et meil on siin taimed, et need ei ole ju, jah, nad on küll teine liik, aga täpselt samamoodi on nad osa meie ökosüsteemist. Vot selline väikene põgus sissejuhatav maandumine siia. Aga minnes edasi, et siis kui me tuleme inimese juurde, et kes on inimene, siis me oleme füüsiliselt inimese kehas, eks ju, meil on oma bioloogia, meil on tegelikult ka justkui erinevad kehad, eks ju, et kui me räägime ka spirituaalsusest või me räägime näiteks hoopis ka oma emotsionaalsest kehast, et meil on tegelikult väga palju erinevaid kihte ja inimene oleme siis tegelikult läbi kõikide nende. Ja see inimene on, kui me mõtleme kõige selle peale, siis inimene on üsnagi kompleksne süsteem. Ja kogu selles ülejäänud ökosüsteemis ikkagi päris eriskummaline, et inimesena meil on võimekus mõelda ja selle teadvusega, mis meil on, teadvusest oli meil siin varasemalt üks õhtuloeng, et selle teadvusega me saame püstitada väga palju küsimusi, mõelda, mõtestada ja luua väga palju ja teisalt, mis võib olla hea ja mis võib olla ka halb. Aga kujutlusvõime on see põhiline, mis tegelikult meis ka toimib ja mis on väga suur tööriist, millega nagu tööd teha. Ja tahan korraks tulla ka, ühesõnaga, et selleks inimeseks olemise juures meil on väga palju neid erinevaid aspekte ja seesama emotsioonid ja tunded on ka miski, mis võib olla väga ilus, sest kes ei tahaks tunda armastust või rõõmu ja meil võib olla ka seda teispoolsust, mis on kurbus, lein, hirm. Ja me võime tihti mõelda, et inimestena need võivad olla väga intensiivsed tunded, aga teisalt need on kõik olemas ka teistel imetajatel. Aga inimestena me võime olla lihtsalt vägagi mõjutatud oma emotsioonidest ja tunnetest. Ja siis
see on siis kõik, mis meil on nii-öelda füsioloogiliselt, bioloogiliselt, emotsionaalselt ja nii edasi. Ja siis, kui me räägime jällegi sellest teadvusest, siis me jõuame sinna juurde, et meie küsime, et kes me oleme. Et tõenäoliselt ükski teine elusolend või loomaliik ei küsi, et kes ma olen või miks ma eksisteerin. Ja läbi selle me jõuamegi sellise eksistentsiaalse küsimuse juurde, et kas ma olengi ainult see nii-öelda liha ja luustik, kas ma olen lihtsalt see kogemus selles inimese kehas või on siin ikkagi midagi enamat. Ja kui ma ütleksin, et tänapäeva ühiskonnas me väga palju nii-öelda loome enda rolli või tähendab, me loome enda kirjeldust läbi ametinimetuste või enda sotsiaalsete rollide. Aga kui me võtaksime need asjad ära, siis kes sa tegelikult oled? Et kui ma ei saa öelda, et ma olen matkajuht või ma annan joogatunde või et ma kuulun mõnda gruppi, et kes ma siis olen? Et sa võid võib-olla ise korraks proovida nagu mõtestada enda jaoks, et kes ma siis olen. Kui sa ei pane sinna juurde, et ma olen isa või ma olen kaaslane. Aga kes sa oled ja mida sa siin maailmas pakud? Ja siis seesama eksistentsiaalne küsimus on see, mis meile inimestena on justkui antud kingituseks ja koormaks, et see rõõm ja raskused, aga kes ma siis nagu olen, et see võib olla väga raske koorem, kui see on nagu see, et ma pean nagu aru saama, et kes ma olen, ja teisalt see võib olla see, et aga ma olen lihtsalt inimene. Et meil ei ole vajadust sinna sügavuti ka minna või siis sa leiad sellise tasakaalu ja rahupunkti. Et Prantsuse filosoof on, keda siis peetakse, see on Jean-Paul Sartre, kes on ka, keda peetakse eksistentsialismi tähtsamaks autoriks, on öelnud, et iga inimene oma konkreetses ajas ja ruumis on unikaalne. Ja see on väga paljugi siis ka see, millest mina nagu lähtun, millest lähtub ka Bill Plotkin, et meil on enda koht ja kuulumine siin maailmas, selles ökosüsteemis. Jah. Nii palju siis inimeseks olemisest, et ühest küljest et me oleme nii võimas ja vägev olend, kes võib kõike mõelda ja me oleme inimestena väga palju loonud, aga kas see annab meile õiguse või võimekuse olla enamat või nii-öelda ülem siis teistest liikidest, eks ju. Ja kui me liigume vaikselt terviklikkuse poole, et mis asi on terviklikkus, siis terviklikkus ei ole seesama asi, mis on terve. Terviklikkus on miski, mis hõlmab siis kõiksust meie olemusest. Et võin võtta väga lihtsa näite, et terviklikkus selle tassi juures on see, et et see materjal, millest ta tehtud on, see värv, mis selle sees on, mis iganes muu, ta võib katki olla, ta ei pea olema terve. Isegi kui tal oleks mõra sees või mingid plekid, siis see on osa sellest terviklikkusest. Et kui me räägime, ja see on see päris olemus, eks ju, ja seda sama saab siis mõtestada ka inimese kohta, eks ju, et kes on inimene oma terviklikkuses. Et meil on oma olemus, meil on oma kogemused, oma teekond, kelleks me oleme kujunenud. Ja kui me võtame siis kõiki neid aspekte kokku, siis see on see, mis on meie päris olemus. Et kui me võtame ka enda lapsepõlve traumad, need valusad kogemused, mis meil on, igapäevased triggerid või asjad, mis meid käivitavad, see on ka osa meist ja see loob selle, kes me oleme, et ükski inimene ei ole täiuslik või perfektne, aga ta saab olla kõige puhtam ja terviklikum osa iseendast, eks ju, või terviklikkus ise. Ja selle terviklikkuse siis loob ka see harmoonia või ühendus meie erinevate kehade vahel.
et kui meil on füüsiline, keha, emotsionaalne, vaimne, et kõik need kokku loovad ka selle harmoonia, kes me oleme. Väga tihti tegelikult võib olla ka selline teistmoodi suhestumine, kus me oma olemusest tunneme, et me oleme midagi muud, kui võib-olla meie keha on. Aga see on siiski selles mõttes, et see on see, meie terviklikkus on see, kellena me oleme siia sündinud või kelleks me oleme arenenud, kuidas me oleme siin kasvanud selles ajas ja ruumis. Ja samamoodi siis ka Bill Plotkin ja ka Carl Jung kirjeldavad inimese terviklikkust kui tervet isiksust, mitte ainult siis seda hinge, vaimsust või siis ka ego. Ja siis nendele lisaks on kõik see, mis meid ümbritseb, on see, mis meid kujundab. Ja mis on oluline siinpool ka välja tuua, et seesama meie olemus, meie olemuses on siis ka psüühika, et kui meil on oma sellised varjuküljed, et kui me paneme ennast ohvri rolli, kui me tunneme ennast rebelina või siis me oleme just nii-öelda siis selline teistmoodi see, kes ründab või sõltlane, meil on oma varjuküljed. Aga ka kõik see on osa meie tervest olemusest, terviklikkusest, eks ju. Ja lihtsalt nende poolte teadvustamine või nendega töö tegemine, nende kaasamine, integreerimine tervel kujul iseenda olemusse, siis see loob meist tervikliku olemuse. Sellisel, kui me neid nii-öelda jätame kõrvale või neid välja heidame enda olemusest, kui me ignoreerime seda enda varjukülge, siis see nii-öelda me ei aktsepteeri iseennast täielikult. Aga pigem ongi see, et jõuda iseenda terviklikkusesse, on teha tööd iseendaga ja nende varjupooltega samamoodi. Aga miks need nii-öelda varjuküljed või varjupooled on tekkinud, ongi läbi erinevate eluliste kogemuste. Ja ka väga tihti on see kaitsemehhanism, mis me oleme õppinud lapsepõlves, mingisugused mustrid, mis on meid lapsepõlvest päästnud, et me oleme õppinud toime tulema millegiga. Ja see ei ole halb, see on õige, see on midagi, mis meid tolles hetkes on päästnud ja meid edasi aidanud. Ja nüüd tänases pildis, kus me justkui oleme rohkem teadlikud ja tegelikult teeme iseendaga tööd, siis me saame ka need asjad nii-öelda nendega teha rahu. Et siin näiteks, et Bill Plotkinil on väga head süsteemid ja kaardistused, kuidas siis nende pooltega iseendas tööd teha. Selles loengus ma küll ei jõua nii sügavale minna, et nendest kõikidest rääkida, aga seal on väga ilusaid näiteid, kuidas tõesti kutsuda tagasi need pooled meist endast, kes on tõelised kriitikud. Et kuidas selle kriitikuga iseendas teha rahu ja istuda temaga laua taha, juua teed ja siis nagu nii-öelda anda talle teine ülesanne, mitte see, mis hoiab sind tagasi sinu päris olemusest, eks ju. Et selliseid juhendatud protsesse on väga palju ja need on väga ilusad ja töötavad. Ma võin jagada ka isikliku kogemuse siin siis. Et üks asi, millega mina olen palju tööd teinud ka läbi nende praktikate, on see, et mul on kaksikõde ja üks uskumus, mis minul on olnud nagu kuskil teismeeast või juba varem, on see, et tema on kõigest parem. Seega ma isegi mitte ei proovi. Ja siis aga see on ainult minu kujutelm ja minu arusaam, eks ju. Ja siis ühesõnaga ma tegelesin selle tegelasega enda sees, kes siis seda infot mulle sisendab kogu aeg. Sest seal on ka jällegi palju erinevaid kihte, aga see on see osa minust, kes ütleb, et aga sa isegi ei peaks proovima või et tema on ka teinud koolitusi ja andnud loenguid, et aga miks sa isegi proovid näiteks. Aga siis ma selle asemel võtsin siis selle tegelase, ma andsin talle nime, ma kirjeldasin tema karakteri, ma kirjeldasin ära, kuidas tema läbi lapsepõlve või nooruspõlve teismeeas on mind päästnud nendes hetkedes, kus nii-öelda minu psüühikale oli ohtlik, kus ma päriselt tundsin ennast väljatõrjutuna, kus ma tundsin, et ma ei kuulu või mis iganes muu. Aga too hetk see teenis mind ja tänases pildis, kus ma saan aru, et okei, see on see koht, kus
see oli vajalik tolles hetkes, aga tänases pildis hoiab see ju mind tagasi. Et täna ma ei ole nagu, jah, ma olen väga tänulik sellele, aga mul on vaja teha rahu ja lubada nendel eksisteerida niimoodi, et nad ei ole mul takistuseks selleks, et ma saaksin teha seda, mida ma tegelikult teha tahan ja jagada seda, mis mul jagada on, eks ju. Ja ehk siis see teekond, et kuidas jõuda enda terviklikkusse, on selline konstantne töö ja kaardistamine, aga meie psüühika on väga võimas tööriist, mis nii-öelda võib meiega trikke teha ja leiab viise ja raskusi, et kuidas nagu tagasi tulla, et seesama minu töö selle minu sisemise kriitikuga, mis on seotud minu kaksikõega, et see, et ma tegin selle aspektiga iseendas väga suure protsessi ära, ei tähenda, et see tegelikult lõplikult on lahendatud minu sees, eks ju. Et ma olen sellega küll rahu teinud, aga mingitel erinevatel etappidel ja hetkedel ta tuleb ikkagi esile, et kus ma tunnen võib-olla jällegi ennast ebakindlana ja siis ma saan jälle sellele asjale otsa vaadata. Ja mis on nagu veel selle teekonna osaks ja just needsamad näited, ongi ka see, et meil on enda selles elulises, enda elus, oma teekonnal ja läbi nende erinevate kogemuste me võime kogeda erinevaid asju. väga tihti meil on, me kogeme valu, aga see on jällegi lihtsalt üks indikaator sellele, et okei, on asju, millega me saame tegeleda. Ma ei ütle, et me peame minema süvitsi mingite asjadega, mis meile haiget teevad, aga need asjad, mis teevad haiget, on tihti indikaatorid nende asjade osas, mida me saame justkui tervendada või millegiga tegeleda. Aga seesama võimalus nendega tegeleda on see, et kui meil ongi need kogemused, mis toovad mingit raskust, valu, kas see on kellegi lähedase kaotamine, kas see on lein, kas see on katki läinud suhe, siis see on see koht, kus tuleb teha stopp, su elus on olnud error, mingisugune kardinaalne muutus ja sul on võimalus iseendale otsa vaadata ja jällegi liikuda nagu rohkem tõelise ja autentsema iseenda olemuse poole. Et seda ei pea võtma ilmtingimata hästi valuliseks kogemuseks, aga jällegi, kuna meil on see kingitus omada emotsionaalset olemust, siis meil on vaja jällegi lubada kõiki neid tundeid, sest see on ka meile loomulik. Aga teisalt, kui me oleme nagu lubanud sellel valul ära olla, siis see on see koht, kus me saame nagu lubada endale seda kasvu ja edasiliikumist, et valu ei ole alati midagi halba, et lõpuks on ta ka ikkagi kingitus. Ja võib-olla te oskate ka oma elust mingeid näiteid tuua, kus on olnud ebameeldiv juhtum, mida justkui oleks võinud mitte olla. Aga lõpptulemusena see ikkagi kuidagi teenib sinu enda arengut ja olemust. Ja. Ja kui me liigume siit, miks ma sellest räägin, ongi see, et vaikselt liikuda selle poole, et mis asi on pühalikkus või jah, püha. Et seda kasutatakse väga palju tänapäeval religiooni või usu kontekstis, aga mina räägin pigem sellest, et see miski, mis on püha, mis on puutumatu, mis on hästi ehe ja tõene ja mida justkui ei taha rüvetada või et mille vastu on nagu tõeline austus, see on midagi, see võib olla midagi minus endas, see võib olla midagi mind ümbritsevas, minu jaoks ilmtingimata on see väga suur osa loodusest. Et seesama pühalikkus ja kui me vaatame seda terviklikku aspekti, mis siis kõikjal meie ümber on, siis me saame ka iseennast näha kui sellist inimest kui pühalikkust iseennast. Ja see on oluline, et väärtustada ja jõudagi jällegi lähemale iseendale ja enda
sellele, mida me taha, mida mina saan pakkuda enda puhtas olemuses, eks ju. Ja kui me räägime siin sellisest pühast ja looduskontekstist, siis minu jaoks Eesti kultuuriruumis või selles mõttes on ääretult tänuväärne, et meil on olemas pärimus, et meil on nii-öelda olnud ja püsinud looduskontakt. See on miski, mis oli minu jaoks hästi tugev taasleidmine, et ma ei ole kunagi nagu leidnud kontakti või suhestunud ühegi religiooni või mõne muu asjaga, aga teisalt, kui ma leidsin selle kontakti meie Eesti pärimusega ja sellega, et kuidas me tegelikult oleme olnud ikkagi aegade algusest saadik väga tugevalt loodusega kontaktis ja me endiselt kanname seda võib-olla mõnevõrra nagu vähem tänapäeva modernses ühiskonnas, aga ta sellegipoolest on olemas. Ja see on jällegi midagi, mis on niivõrd püha. Ja siis tulleks jah, sellesama inimese olemuse ja pühalikkuse juurde on seesama, et kui me oleme iseenda autentses olemuses, siis nii-öelda puhtas olemuses, aktsepteerimises, siis läbi selle me saame pakkuda maailmale seda, mis päriselt meie seest tahab tulla ja mis on ehe. Ehk siis me jõuame lähemale iseenda sellele tuumale, et miks me siin eksisteerime või oleme. Et meie päris olemus loob selles autentsuses ja pühalikkuses seda, mida me kogu ökosüsteemile tahame nii-öelda pakkuda või mis meie roll siin on. Et tähendab, meil on võimalus olla lihtsalt mutter selles tavaühiskonnas ja eksisteerida meie sotsiaalses kultuuriruumis lihtsalt kellegina, aga teisalt meil on võimalus uurida ja kaevata sügavamale ja mõelda, et kes ma olen, kus ma olen ja mis mul on pakkuda. Et see on inimeseks olemise suur osa, luua väärtust ja see minu arvamus, et inimestena me tahame tegelikult leida oma kohta, me tahame kuuluda, me tahame luua väärtust ja seda väga erinevates nagu vormides. Kui me oleme nii-öelda selles lihtsalt inimeseks olemise ilus, siis me saamegi pakkuda seda, et vahet ei ole, mis on su amet või töökoht, sa võid olla õpetaja, sa võid olla koristaja, sa võid olla lihtsalt lapsevanem, aga see on juba väärtus, mida sa tood. Teine aspekt on see, et kui me oleme oma justkui hinge sügavamal otsingul, et kes ma olen, mida ma loon ja mida ma pakun, siis see annab justkui teistmoodi aspekti, et mis on see, mida ma maailmale pakun. Et see on võib-olla natukene raskem teekond, aga see ongi seesama küsimus, mida ma enne tõstatasin, et kui sa võtad kõik need sotsiaalsed rollid ja ametinimetused ära, et mis see on, mida sa pakud. Needsamad väärtused, mida sa pakud võib-olla ka nendes ametites, võivad olla needsamad asjad, mida sa nagu pakud oma päris olemuses, aga teisalt võib-olla on sul kuskil mingisugune tung või kutse pakkuda ja teha hoopis midagi muud. Ja väga tihti inimestel tekib konflikt või kriis, kui nad ühel hetkel saavad aru, et okei, et see on küll tore küll, mida ma teen ja ma olen väga pädev selles, aga tegelikult see ei ole üldse see, miks ma siin tahan olla. Ja see on ka üks põhjus, miks inimesed lähevad näiteks visioonirännakule, et leida rohkem arusaama või selgust, et okei, et aga mis siin siis tegelikult toimub, miks ma siin olen, mida ma tahan pakkuda. Et neid väga palju on neid inimesi, kes lähevad, see ei pea olema visioonirännak, see võib olla ka mõni täiesti teistsugune praktika või elukogemus, mis võib ka täiesti tühise koha pealt tulla, aga see on see koht, kus tekib mingisugune arusaam ja välgatus, et okei,
nüüd tuleb teha mingisugune muutus ja leida teine trajektoor. Sellest räägib ka Bill Plotkin kui sellisest eco-awakening ehk siis ökoäratus või ökoärkamine. et see on see, kui sõltumata sinu nii-öelda, see on see hetk, kus sina oma füüsiliselt oma olemuses ja oma kehastuses tunned ja leiad selle arusaama, et see on see koht, kus sa praegu pead olema või jõuab kohale see arusaam, et vot just see on see, miks ma siin olen või mida ma pean pakkuma. Ja ja. Aga ühesõnaga, kui me oleme sellel teekonnal, siis üleüldse, et mis on see üks esimesi asju nagu, kuidas siis liikuda või liikuma saada see asi või ma arvan, et siin on esimene asi on ikkagi, mis on budismile vägagi sarnane, on see, et teha rahu sellega, et kõik on nii, nagu see peab olema või et mina olen siin, kus mina pean praegu olema. Et ma ei räägi üldse budismist, seal ei ole minu nagu teadmisi palju. Aga kuidas mina saan uskuda, et see, kus ma täna olen ja kuidas ma täna olen või kuidas ma funktsioneerin ja oma elu navigeerin ja kõigega hakkama saan, et see on täpselt see koht, kus ma pean olema. Et kuidas teha rahu sellega, et ma kuulun ja olen sellel teekonnal praegu just siin ja see on kõik õige. Sest ja ma ei välista siin neid tundeid, et kui ma tunnen, et see ei ole õige, see võib olla täielik hetk, kus on kriis ja segadus, aga just see on see, mida ma pean praegu kogema selle jaoks, et sellest läbi minna, selle jaoks, et kasvada, et kuhugi edasi jõuda. Ja kuidas siis läbi selle, et kui ma olen küll oma otsingutel, et kuidas siis läbi selle, et kui ma olen just siin, kus ma pean praegu olema, siis mis on see, mida mina maailmale pakun? Et see võib olla mõnel väga lihtne leiduma, aga teisalt see on selline väga suur eksistentsiaalne küsimus, millele võib-olla ei ole lihtne vastust leida, aga teisalt, kui meil on võimekus teha rahu sellega, et aga ma tegelikult ei teagi praegu, siis see on ka okei, sest kõik, mis ma endast pakun või annan või teen, on täiesti oma koha peal. See, et ma täna ei ole veel seal, et ma tean, et ma saan oma hingelisi eesmärke täita ja luua maailmale, tuua seda väärtust, milleks ma olen siia mõeldud, eks ju, siis see on ka okei. Ja kui me räägime sellisest individuaalsest arengust ja teekonnast, siis meil igalühel on täiesti oma teekond. Mõni, kes on usuline õpetaja või midagi sellist, neil on väga selge arusaam, miks nad siin on ja mida nad teevad. Et meil on nii-öelda erinevatel tasemetel inimesed, aga igaüks meist on omal teekonnal ja kui me oleme pühendunud oma teekonnale, siis see toetab sellist kogukondlikku ja ühiskondlikku edasiliikumist ka. Ja et kuidas mina saan luua läbi selle, kus ma olen, ikkagi seda väärtust siia maailma, et jällegi ma räägin iseenda kontekstis võib-olla seda, et kui ma ei tea, et miks ma siin päriselt olen või miks ma neid asju teen, siis seesama segadus ja küsimused või see rahulolematus on see, mis paneb minu sees asjad liikuma ja nügib mind siis justkui kuskile poole, mis siis loob ju seda. Aga see ongi jällegi selles usalduses olemine, et okei, ma siis olen selles arusaamatuses, segaduses, nendes küsimustes ja saan lubada ajal ja ruumil oma tööd teha. Ja mulle väga meeldib, et Bill Plotkinil on ka nii-öelda, ta kasutab väga palju ühendust või nii-öelda müstikaga, mystery. Ehk siis, et väga palju ongi lihtsalt see, et olla usalduses ja näha, et mis siis nagu loob, eks ju, et täna tuli siia Marko, ma ei tea, miks ta siia tuli,
keegi ei tea ka, kes ta on, aga me saame seda teada ja võib-olla see on just see kogemus, mida mul täna on vaja, eks ju. aga, aga noh, ühesõnaga, et need väikesed aspektid ja nüansid, et kas me oleme võimelised neid tähele panema ja märkama, et kuidas meid pannakse proovile või mida nii-öelda universum justkui kingib meile, eks ju. Vot, aga peale selle kõige me saame tegelikult ise ka midagi selle osas nagu ette võtta või midagi teha. Et on erinevad looduspraktikad ja ma panin need endale kirja. Aga ma tahtsin võtta ühe, mis justkui on meile väga omane ja ma väga sooviksin, et eestlased seda väga palju rohkem oma ellu integreeriksid, on, mis Fred Jüssi on välja toonud, et seesama molutamine. See, et sa lähed ja lihtsalt oled looduskeskkonnas sihitult ja lubad iseendal olla ilma mitte mingisuguste ootuste, eelduste, aga sul on puhas tühi ruum ilma nii-öelda tingimusteta, ootusteta. Ja see on see koht, kus justkui ma usun, et inimesena, kes on osa loodusest, kui sa jätad kõrvale igasugused hirmud ja muud asjad, aga kui sa leiad sellise endale sobiva looduskeskkonna, see võib olla ka linnapark, eks ju, siis see on see koht, kus me saame laadida ja lubada nii-öelda loodusel ja meie olemusel hakata harmoonias looma. Ja sellele väga sarnane on siis ka lihtsalt looduses uitamine. Inglise keeles Bill Plotkini termin on siis wandering. Ja selle eesmärk on see, et minna loodusesse ja samamoodi lubada endale seda aega ja ruumi. See on see koht, sa ei lähe matkama, sa ei lähe mingit planeeritud tegevusega sinna, aga sa lähed ja see ei ole ka tegelikult mediteerimine, aga see võib olla meditatsioon ka, aga eesmärk on see, et sa lubad endal olla ja lubada sedasama märkamist, et mis see loodus pakub ja loob. See võib olla ka sihipärane ja taotluslik. Noh, et näiteks kui ma tean, et ma tahan tegeleda mingisuguse enda varjuküljega või mingi muu teemaga, et ma lähen loodusesse ja ma loon selle taotluse, et okei, et ma saan esitada küsimusi, aga seal on see oskus loodust kuulata ja märgata neid reflektsioone. Sest nii nagu ma enne mainisin, meie väga võimas tööriist on kujutlusvõime, mis saab luua head ja saab luua ka halba, aga see on see, mis tegelikult psüühikas meid aitab ja ta tegelikult paljastab väga paljugi, kuidas meie mõttemustrid toimivad ja kuidas siis nii-öelda meie psüühikas nii-öelda arusaam maailmast ja eksisteerimisest on. Ja siin võib kõrvale tuua, et mis asjad on unenäod, eks ju, et kust nad tulevad ja miks nad seal on, aga sa saad ka justkui teadvel olles lubada siis enda kujutlusvõimel hakata looma neid asju. Et see uitamine nii-öelda on üks põhilisi looduspraktikaid, mis oma erinevates nii-öelda pikkustes ja taotlustes saab olla väga sügav kogemus. Ja siis sellest järgmine ongi kõne loodusega, et seesama oskus, mida te praktiseerisite just siin enne, et leida kontakt selle elusolendiga enda ruumis ja see ei pea ilmtingimata olema elusolend, see võib olla ka midagi muud, aga juhul, kui sa mõtestad, et võib-olla kõik on hingestatud, siis saab kõigega sellist kontakti luua. Ja kui sa oled nagu piisavalt peenhäälestatud sellele, et sa oled looduses ja sa lubad loodusel endaga kõneleda, siis sa märkad neid loodusmärke. Jällegi, võib-olla sul tuleb endal mõni näide või kogemus meelde, kus võib-olla tuuleiil tuli täpselt õigel hetkel, mis justkui nagu hetkeks nagu tabas sind. Või et see võis olla mingisugune täiesti ootamatult lind, kes kraaksatas su kõrval lihtsalt sest tal oli vaja sind kuidagi kohale tuua, eks ju.
või on väga palju teisi näiteid ja jällegi tuues välja Eesti, meie pärimust, siis me oleme olnud kogu aeg sellises looduskontaktis ja kõnes loodusega, sest toon näiteks kas või see, et kuidas Eesti pärimuse kohaselt lastele nimesid pannakse, on see, et enne lapse sündi lapsevanemad jälgivad loodusendeid, neid loodusmärke ja väga tihti, miks meil on väga palju loodusest tulevaid nimesid, ongi sellepärast, et see on see, mis annab nii-öelda selle olemuse või toob kirjeldust või annab mingisugust elementi sellele lapsele. Et tegelikult neid väikseid nüansse on väga palju õnneks meie kultuuriruumis sisse pikitud. Vot. Ja siis edasi on väga palju teisi praktikaid. Näiteks on ka Joanna Macy ja taasühendamise töö, väga paljude teiste selliseid süvaökoloogia, süvapsühholoogia praktikaid, mis aitavad meil luua ühendust loodusega, seda rohkem mõtestada, tunnetada seda, et kuidas me saame selle kriisiga toime tulla, sest paratamatult me inimestena oleme seotud meie ökosüsteemiga, meie looduskatastroofidega, meie kriisidega, meie globaalse soojenemisega, kõigega sellega, et kuidas me sellega toime tuleme, kuidas me inimestena saame lubada endal neid asju tunnetada ja kuidas see meid tegelikult mõjutab, et oma igapäevaelus ja argipäevas me ei lase sellele ennast mõjutada, sest see on ju kuskil kõrval, see on normaalsus, aga see on kuskil seal. Aga kui me päriselt lubame justkui osa loodusest olles seda nagu tunnetada, et siis mis meil tegelikult sees toimuma hakkab. Ja üks praktika veel, mis mulle endale väga meeldib, on luuletuste lugemine ja luuletuste kirjutamine. Sellepärast, kuna luuletused see on justkui see või ka kunst, see võib olla täiesti mingi muu vorm, aga see on see koht, kus sa saad justkui panna sõnadesse seda, mida ei ole lihtne väljendada või see, mida ei anna sõnadega edasi anda. Aga see on see koht, kus sa saad teha teisele inimeseks mõistetavaks selle, et mis sinu kogemus on olnud või mis sügavus seal taga tegelikult on. Ilma, sest ütleme niimoodi, et nende asjade kirjeldamine või selgitamine võib-olla tühistab rohkem selle väärtust. Aga lihtsalt ja võib-olla ei olegi seda vaja, sest sinu kogemus on sinu kogemus ja teised nagunii suhestuvad sinu looga või luuletusega läbi enda kogemuse. Ja meil on Eestis väga palju toredaid autoreid ja ka välismaal väga palju toredaid autoreid, et ma nii-öelda pärast kõikidele reganutele võin jagada natuke rohkem nagu infot ja materjal, et kus neid asju leida ja saada. Nii. Mõnest asjast veel. Et kuidas siis edasi? Kuidas me saame olla iseenda olemuses ja lubada endal olla see lihtsalt ilus inimene ka oma nagu valus ja rõõmus, ilma et meil ei ole vaja püüda olla midagi enamat, kui me tegelikult oleme. Et see, kes ma olen, on täiesti piisav. Ja ma ei pea olema kangelane selleks, et leida oma kohta siin maailmas. Ma ei pea olema parim jutuvestja, et päriselt inimesi kõnetada. Ja kõiki selliseid mõtteid ja asju siis saabki rohkem leida, kuulda, kogeda läbi nii-öelda Bill Plotkini töö, kes on mind väga palju inspireerinud, kes on siis tegelikult endine kliiniline psühholoog, aga läinud väga tugevalt rohkem sellistele radadele nagu ikkagi psühholoogia, ökoloogia ja spirituaalsus või vaimsus.
ja neil on ka Animas Valley instituut, kes teevad siis koolitusi ja programme ja mina olen käinud ja ka vahendan, loon neid võimalusi, et nii Eestis kui ka välismaal saaks sellistest asjadest osa. Aga on olemas ka palju raamatuid ja muid võimalusi ennast sellel teemal rohkem kurssi viia. Et jah, et see on ühesõnaga iga inimese enda teekond, et kuidas sa saad tunda iseennast täisväärtusliku inimesena, et sa saad olla hinges õnnelik ja teisalt pakkuda siis maailmale seda, mida sa tegelikult pakkuda tahad. Et see on selline justkui koht, kuhu me kõik tahame püüelda ja jõuda ja mis tegelikult ei pruugi olla sugugi mitte lihtne teekond, aga see on miski, mis justkui väga palju toidab. Ja nagu ma ka enne rääkisin, et see on selline paras teekond, mõnel õnnestub leida selline kogemus, nagu on see nii-öelda eco-awakening või ökoärkamine. Ja see on see, kus siis me tõesti lihtsalt see asi jõuab kohale, aga see ei ole lihtsalt, see ei ole valgustumine, see ei ole see, et nüüd ma tean, aga see on lihtsalt see koht, kus ma saan aru, et okei, just see ongi hästi. Minul on üks sarnane selline kogemus. See on üks lihtne, üks esmaseid näiteid, mis minul oli. Jällegi ma olin Bulgaarias mägedes ühel oma uitamisrännakul ja ma olin täiesti kogemata magama jäänud, aga reeglite kohaselt meil oli kokku lepitud, et ma pean olema õigel ajal tagasi. Ja umbes, ühesõnaga ühel hetkel ma tegin silmad lahti selle peale, et räht toksis puud. Ja ma ärkasin üles, ma isegi ei vaadanud kella, aga mul hakkas kohe nagu käsi luuletust kirjutama. Sellest, kuidas see räht tegelikult siis vormib välja uut mind. Et ma olen, kes ma olen, aga see räht, ühesõnaga, ma sain aru, et see on see, et ma olen alles loomisel, ma olen alles kujunemisel. Ja siis ühesõnaga ma lasin sellel kõigel luulel endast välja voolata, sest see tundus nagu lihtsalt nagu vau. Ja siis ma söandasin kella vaadata ja siis ma olin nagu, selge, 2 minuti pärast on kogunemine. Ja siis ma jooksin, eks ju, sest parasjagu teed oli ka minna. Aga see on jällegi see koht, kus olla selles usalduses ja teadmises, et seesama mystery toetab mind ja nii praegu on, eks ju. Et see oli minu jaoks väga ilus kogemus. Ja sellest samast enda päris olemuses olemisest siis ongi see, et meil igal ühel on oma koht ja oma roll või oma nišš, mida me siin maailmas loome ja toome. Ja see ei ole kellegi teise asi sulle määrata, see on sinu võimalus lihtsalt olla teekonnal ja avastada. Ja just see väga suur ja kompleksne nagu teekond on ka osa sellest pühalikkusest, et minul isiklikult, miks ma räägin sellest pühalikkusest, ongi see, et inimeseks sündides mul on see võimalus ja seda kõike näha suuremas pildis. Ja kui mul on võimalik mõtestada, mõelda, teadvustada ja näha, et mul on siin nagu laiemas ökosüsteemis või globaalsemalt oma roll ja koht, siis see on väga püha. See on midagi, mida ma teen vastutusega, see on midagi, mida ma austan. Ja see on, ma ei saa sellest mööda vaadata kui sellest, et ja pühast tuleneb ka sõna pühendumine, eks ju, et ma olen pühendunud oma teekonnale, mis ei tähenda seda, et ma ei võiks teha lihtsalt koristaja tööd ja midagi muud, aga see, et ma avastan ja loon iseenda maailma, enda kohta siin maal, see loob justkui minust selle täieliku inimese. Jah, ja olles harmoonias siis kõige muuga, mis mind ümbritseb. Ja suures osas ma loengu poolega siin lõpetan, aga veel siia lõppu 2 asja, et kui sind kõnetas see, millest just oli juttu,
siis mai alguses on tulemas lausa 3-päevane koolitus, kus saab nende teemadega minna süvitsi, kus on hoitud ruum, et minna loodusesse rännakule ja lubada seda aega ja ruumi, et näha, et mis siis sind tegelikult hinges kõnetab ja mis on see sinu olemus ja mis sa tahad siin maailmas luua. Ja siis loen ka luuletuse teile. See luuletus on Jaan Kaplinski poolt. Läbisest valest, läbisest valust, laiuke kevadist metsaalust. Lihtsalt niisama olles ja võites, minu jänesekapsad on õites. Kadunud kodu kesk ruumi ja aega, linnu lauluse lehtiva laega. Homse hirmust ja tunase vaevast kõrs kerkib üles, vaatama taevast. Kõik, mis mulla all ootas ja lamas, avab silmad ja ongi siinsamas. Põrmule põrmust puhkevat lohtu, kannikesi ja kopsurohtu. Savist sai ihu, tuulest sai hinge, muud ei olegi, tõuske ja minge. Aitäh! Aitäh! Loodan, et mind on ka kuulda. Kas on? Aga tore, keegi noogutab. Nii, siis on, aitäh, Helena. Siis on küsimuste aeg nii Zoomist kui ruumist. Ja ruumis on nii, et palun kasutame siis seda mikrofoni, kui keegi tahab küsida või öelda midagi. Aga Zoomis siis kirjutame ja ma loen ette. Ma võin ise alustada, et siis on soojendus, et ma jah, olen päris mitmeid Bill Plotkini saateid kuulanud ja natuke lugenud ka, et üks asi, mis mind näiteks väga kõnetas, et võib-olla ma küsin lihtsalt, et kas sa kommenteerid või räägid midagi selle kohta, et ta on nii nagu ütleme siis kergelt humoorikalt, et iga kõva mees, kes ütleme siis psühholoogiaga tegeleb, et peab ikka oma süsteemi välja arendama, on ju. Ja tema kahtlemata on seda teinud, et sellise inimhinge või kuidas seda öelda, inimese arengu nagu kaardistuse väga põhjaliku ja seal lihtsalt nagu, mis tal on huvitavad väited, et enamus inimesi ei ole, kui inimese arengut võrrelda, siis ühe inimese kasvamise ja elukaarega, et siis enamus inimesi ei ole nii-öelda vaimselt arengult eriti kaugemale kusagil eelteismeeast jõudnud, on ju. Et see eco-awakening või see ökoärkamine, see looduse pühaduse tunnetamine, et see on umbes seal alles nii-öelda üks aste, et kus veel läheb kõik edasi, et tahad sa selle kohta midagi öelda? Jah. Ma arvan, et ta räägib väga paljuski tõtt või ma olen ta kaartidega tutvunud ja just hiljuti tegin ka siis sellise pikema koolituse päris Bill Plotkiniga läbi ja need arenguetapid on väga huvitavad ja väga huvitav on näha ja lugeda nende kohta ja proovida iseennast kaardistada, et aga kus mina siis olen. Ja inimesele omane on hästi nagu tunda, et aga ma kindlasti olen natuke nagu parem või et see on natuke kõrgemal, eks ju. Aga see on just see koht, kuhu ei ole vaja pürgida. Et see on ka see, mida ma siin nagu korrutasin, et see koht, kus sa praegu oled, see on kõige parem koht, kus olla. Et need arenguetapid on tõesti erinevad. Ja seal on jah, see, ütleme niimoodi, et täiseas inimkonnast suurem osa, kui on heal juhul seal 3. arenguetapil, mis tõesti on see nii-öelda, ei ole veel täiskasvanu ikka jõudnud, eks ju. Aga jällegi see tendents on see, et me järjest rohkem jõuame sinna nagu ja järjest rohkem inimesi läheb sealt edasi,
sealt nii-öelda ja 4. etapp on see, kus me hakkame siis teadvustama ja küsima, et okei, et kes ma siis olen ja kus ma olen ja kuhu ma kuulun. Aga väga raske on jõuda nendest arenguetappidest edasi, see ei ole ka asja eesmärk, see on ilus teekond ja me muidugi võiksime sinna inimkonnana jõuda, aga see peab tulema loomulikult ja läbi elu ja läbi kogemuste ja selle jaoks meil olekski vaja, et meil oleks ühiskonnas neid nii-öelda elders, neid tarku inimesi, neid eeskäijaid, kes tegelikult hoiaksid seda ruumi arenguks ja kasvuks, eks ju. Et väga palju on neid, kes jah, kuidagi ise leiavad oma tee ja selle sügavuse, aga kuna ühiskond hetkel nii suures pildis veel seda ei toeta, siis see praegu on veel aeglane, aga ma arvan, et ta kipub ka pigem nagu üsna ruttu üles minema. Aga see ei ole lihtne. Et see on päris suur katsumus ja üks seesama nii-öelda see 4. staadium ongi siis see segadus ja rahulolematus, et ma tahaks nüüd aru saada, et selle mina nagu, et ma tahaks juba et nii-öelda sellest järgmine on see koht, kus ma tean, mis mu roll ja nagu missioon siin elus on, eks ju, et kus mina selles meie eluvõrgustikus paiknen ja mis väärtust mina toon ja pakun. Aga see ei ole asi, mida sa saad lihtsalt otsustada või välja nuputada, see tuleb läbi valu, see tuleb läbi kogemuse, see tuleb läbi õppetundide. Aga need tema välja töötatud kaardid on väga huvitavad ja jällegi sellel maikuu koolitusel me sukeldume nendesse, seega saab tulla ja siis ma räägin nendest lähemalt. Aitäh, ma võib-olla veel selle asja ütlen, võib-olla sa tahad selle kohta ka midagi öelda, et see oli hästi nagu ilus sügav lugu talle, et Plotkinil, et kuidas ta nagu oma kutse või kutsumuse leidis, et oli ka looduses ja selline pikk lugu kõik, aga äkki ta sai aru, et tema siis see roll on olla kookoni kuduja, on ju, cocoon weaver, jah. Ehk siis see, mida tähendab, kuidas ta seda lahti seletab, on see, et tema nagu loob neid kookoneid või nukke, et kus siis inimesed saavad transformeeruda, on ju. Nii, aga Zoomis ma ei näe praegu, just tekkis midagi, kohe vaatame. Kuni sa küsimust loed, siis ma veel täiendan sellega, et see, et Bill on ennast, see on ta üks nimi, tal on teine nimi veel. Et see, et ta Cocoon Weaver on, et see ongi see tema justkui missioon ja olemus, mis ongi siis see tema olemus, mis ei ole ametipõhine ja mis ei ole sotsiaalsetes rollides kinni, eks ju. Et kes sa siis oled? Ta on Cocoon Weaver. Ja see väljendus juba iseenesest annab aimdust, et okei, seda sa siis teedki siin. Ja, et nii, ja siis on ette, ütleb suur tänu jagamise eest, see oli ilus. Küsin seoses kujutlusvõime ja märkide märkamise tõlgendamisega taotluse järel. Milline on selle suhe, see tähendab, kas loodu terviklikkuse ja pühaduse kuulamiseks on vaja teatud oskust või on see pigem harmoonia küsimus ja kujutlusvõime usaldamine? Keeruline küsimus, aga ma vastan nii, nagu mina sellest aru saan. Ehk siis ma arvan, et kujutlusvõime üks asi kindlasti on midagi, mida annab rohkem treenida. Mõnel on meist seda rohkem antud juba lapsepõlves, teistele vähem, et kujutlusvõimet ma arvan, et on meie ühiskonnas üsna edukalt nagu alla surutud. Aga kujutlusvõime on selline, mida annab treenida ja see algabki jälle näide väga lihtsast praktikast on see, et sa tehakse praise walk ehk siis kiitmiskõnnak, minu eestikeelne tõlgendus hetkel, ehk siis sa lähed ühele nendest uitamisrännakutele ja sa lähed ja tervitad kõike hästi siirate silmadega ja sa päriselt suhestud näiteks tere või siis ütled tšau, suhestud, ja sa hakkad lihtsalt rääkima. Ehk siis, ja siin on jällegi seesama põhimõte ka, et fake it till you make it, et sa lähed ja räägid ja astud vestluses, isegi kui midagi vastu ei tule.
ehk siis lihtsalt räägid ja arutad või räägid iseenda lugu kõvahäälselt välja, et see on juba midagi, mis nagu annab ja sest meie aju tegelikult ei tee vahet sellel, mis on teeb vahet, mis on nagu reaalsus ja mis on kujutlusvõime, aga täpselt samad aju osad aktiveeruvad. seega sellega annab mängida. et tasub lihtsalt proovida ja proovile panna ennast. Ma ise tean ka, et see tuleb väga raskelt, aga teisalt, kui sa ühel hetkel, sobival hetkel sellesse voosse satud, siis võib väga palju nalja ka saada. et kasvõi see suhestumine, et noh, mis iganes mingi asi toimub looduses või keegi teeb sinu üle nalja ja sa naerad selle üle, eks ju. et või noh, et sa lood illusiooni või kujutlusvõimet sellest, et noh, näiteks ma võin praegu teha sellist praktikat, et mida need taimed siin kõik minu kohta praegu räägiksid või ütleksid, et ma lihtsalt kujutan ette, et noh, et nad täiega elavad kaasa mulle, sest ma räägin nende eest, on ju, või et nad on uhked mu üle või et noh, et aga see kõik on minu kujutlusvõime, eks ju. et ega ma tegelikult ei tea, mis nad tunnevad, aga ma võin ju ette kujutada, et nad elavad kaasa mulle. Aitäh. Kas äkki ruumis keegi tahab midagi öelda, küsida? Julgelt. Mul väga kindlat küsimust ei olegi, ma tahtsin ka öelda aitäh, et erakordselt ilus loeng, et erakordselt ilus oli siin olla, et seda tahtsin öelda. Ja siis mul võib-olla üks koht natukene nagu kummitab ja see tuleb ilmselt minu enda jooga taustast ja kriia jooga taustast, et ma jäin nagu selle koha juurde, et mis osa on kujutlusvõimel ja mis osa on nagu sellel häälestumisel. Sest mulle tundub, et mingist enda kogemusest, võib-olla ma lähen nagu heietama, et meil mingi hea hulk aega tagasi Lilleorus oli suveretriit ja siis meil oli seal nii-öelda selline metsapraktika, et kus oli nagu tähtis minna, ja see praktika oligi see, et minna ise vaikuses olles siis metsa läbi vaikuse anda teada, et ma tulin, tervitada ja siis jätkata selles vaikuses ja häälestuda sellele, et kas või kuidas või mis on siis see, mis sealt ka nagu läbi selle vaikuse nagu vastusena tuleb. Et minu jaoks see oli selline taipamise hetk, kus nüüd ma räägin loomade ja lindude keeli, sest et see kontakt tegelikult nagu tekkis ja oli hästi vahetu ja selles oli ka seda teadmist. Et see oli nagu üks selline koht ja siis lihtsalt sellesama kogemusega seondub võib-olla natukene sellele eelmisele küsimusele ka, et kust nagu peale hakata, mingi minu kogemus, et siis ma natuke aega pärast seda ma läksin oma poegade ja oma isaga metsa seenele. Ja siis, kui me läksime sinna siis sisse, siis ütlesin, nüüd ta ütleb mu tere ja miks sa tulid ja mis su plaanid on, poisid tegid kõik kaasa, on ju, lapsed teevad hästi tihedalt ja vahetult. Ja ma tegelikult sain aru, et nad said mingi vastuse nagu sealt või et ma sain aru, et õhkkond muutus, eks ju, kohe pärast seda tervitamist. Aga mis oli minu jaoks nagu võib-olla siis see awakening või mingi selline nagu väga võimas ja väga siiamaani ma tunnen, et see kogemus mind puudutab. Et kui me läksime siis välja sealt metsast, mis on nagu sihuke meie pere salajane kukeseene mets et kus kuna mu isa joonistab kaarte, et siis ta teab, kuidas seal orienteeruda. Ja siis ütlesin jälle poistele, et nüüd peab ütlema aitäh ikka nende seente eest, ütlema nägemist nendele metsadele, siis mu isa nagu lihtsalt ütles muuseas, aga ma kogu aeg ütlen nagu kõik need aastakümned, eks ju, kuna ta on orienteeruja, siis ta on nagu metsas nagu väga-väga palju käinud ja seenel ja marjul ja kõik igal pool. Ja siis minu see awakening oli nagu see, et mets ütles, et jah, on. Et jah, et ta nagu on seda teinud. Ja siis see teine awakening oli nagu see, et mu isa üldse vaimsed teemad mitte midagi nagu ei huvita, aga see lihtne asi, et seal tegelikult on see erakordne sügav nagu kontakt nagu, mis sellest tekib, ehk
et noh, et see on nagu jah, et võib-olla mis kuidagi nagu, mis ma nagu tahtsin jagada, et see oli, ma olin täiesti täitsa lõpp, ma olen mingi 15 aastat praktiseerinud ja siis tema on lihtsalt nagu öelnud aitäh metsale iga kord, kui ta sealt nagu välja tuleb ja siis ja ma tunnen seda metsavastust ja see on nagu täis seda nagu erakordset hoolimist ja armastust on ju. Et noh, et võib-olla nagu nüüd oli mitu asja nagu üksteise otsas, aga et kuidagi nagu see, et üks, et see mõte, et kas, et noh, et see häälestumine, et noh, me saame iseennast natuke reguleerida rohkem sinna metsatasandile ja teine siis, et tegelikult me saame alustada nii üliväiksest kohast, täpselt see, et võib-olla me ei saagi seda vastust, aga see ei tähenda seda, et seal seda ei ole. Aitäh, et sa jagasid ka. Ja ma olen väga ilusad kogemused ja ka, et kindlasti on osa sellel häälestumisel ka, et samamoodi noh, tegelikult nendel uitamistel, aga minnes on ka tegelikult see nii-öelda soovitus, et sa lood endale sellise nii-öelda künnise, mille sa ületad, et kas see on nii-öelda puudest värav või kas sa astud just üle selle oksa ja sa tead, et see on see koht, kus sa nüüd astud läbi, et nüüd sa oled ühenduses, nüüd sa oled avatud sellele kõigele, mis sealt vastu on tulemas. Ja see on ka seesama koht, kus sa siis noh, soovitatavalt siis nii-öelda uuesti sellest kogemusest välja astud, eks ju. Et ja lood ka selle tänu. Ja minul on samamoodi, et noh, et nagu sa räägid, et noh, et su isa, eks ju, et see on nii loomulik, et see tuleb, eks ju. Ja see on ka see koht, kus mina tundsin ühel hetkel nagu, et aga muidugi see on osa minu olemusest juba läbi juurte minu ema või minu vanaemaga metsas käies, et see on osa meie kultuuriruumist, aga nii paljus osas nagu ülejäänud maailmast on see noh, puudulik või niivõrd kadunud Euroopas vähemalt. Ja see on lihtsalt nii tänuväärt. Ja seesama, need väikesed asjad, eks ju, et minu jaoks tuleb see nii elementaarselt, et kui ma kuskile lähen, ma ütlen metsale tere, eks ju, või et ma olen ka matkajuht, ma teen lastega tööd, siis ma räägin ka neile sellest, et metsas on metsavaimud või et meil on, kui ma viin nad allikale, siis seal on allikavana, eks ju, et lihtsalt, et oleks see austus ja samas ka see midagi müstilist, et see ei ole lihtsalt seal, see on osa millestki suuremast ja millest ka meie oleme osa ja kuidas olla sellega suhestumises või kui ma annan lastele, kes on veel nii puutumata, selle võimaluse, et nad saavad minna ja sosistada puule midagi, mis neil on hingel, siis sa saad aru, et noh, nad päriselt räägivad. Et see on väga ilus ja see on üks asi, mida mina tahan luua ja pakkuda, et ma tahan juba lastele, aga ma tahan ka täiskasvanutele anda seda võimalust, et kui sa veel ei oska või sa ei ole leidnud seda teed, siis tule ja proovi või noh, et katsu seda sammalt nagu või võta sellelt oksalt see vihmavee tilk lihtsalt oma keele otsa nagu, või et kui ma kunagi viisin turiste loodusesse, siis aga proovi seda lund süüa, noh. Et need on nagu lihtsalt nii lihtsad, ehedad, aga tõesti mõnele võib-olla hoomamatud kogemused, et kuidas nii lihtne asi võib olla nii sügav. Ja see on see koht, kus me kuulume, me oleme osa sellest suuremast pildist. Ja see suurem pilt on suurem kui meie modernne ühiskond või sotsiaalne struktuur. Ja see on sügavam ja olulisem minu jaoks, aga paratamatult inimestena me lihtsalt oleme loonud endale sellise masinasüsteemi, millest me oleme osa. Ehk siis, aga kuidas me saame teisiti ühenduses olla? Et mina tänan sind selle koha eest ja selle kõne eest, mis siin on toimunud, et ma tahan lihtsalt lisada seda, et proovida mitte kiirustada, et lihtsalt, et see kiirustamine ka kõnepruugis ja üleüldse oma olekus, noh, ma võin kiiresti rääkida, aga lihtsalt, et nagu leida neid sõnu, et sa ei pea nagu ise isegi mõtlema ühel hetkel, et sõnad tegelikult tulevad ka sinu juurde ja sinu sisse, et proovida nagu seda aeglustamist siis nagu seda protsessina võtta, et tänapäeva tempo on niikuinii on kiire, et just see rahulikkus toob rohkem nagu enda sisse, kui nüüd see kiirustamine. Et
tahtsin lihtsalt seda öelda ja tahtsin küsida, et kas sina käid metsas või mets käib ka koos sinuga kaasas, et ka praegult ütleme, siin küll metsa ei ole, aga kas sa ka räägid, ütleme siis metsaga, kui sa metsa ei näe? Ma tahan öelda jaa, sest ma tunnen, et see lihtsalt on kõikjal, eks ju. Et ma ütleksin niimoodi, et kus iganes ma olen, siis ma tunnen, et mul nagu on oma nii-öelda väekoht või kontakt, eks ju, olemas. Et see on, võib-olla igalühel on nii nagu Kaie rääkis, et nende oma peremets, eks ju, minul on ka oma nagu koht, kus ma tean, et seal on minu niisugune vägev koht. Ja üks esimesi kordi, kui ma käisin Bulgaarias sellel koolitusel, siis see oli üsna lõpufaasis, kus me olime teinud ka mingisuguse jagamisringi ja see oli peale seda mingit rähnilugu ja nii edasi, siis ma tundsin, kuidas minu metsast jooksid hiiglane ja siis üks teine tegelane lihtsalt üle nende Bulgaaria mägede mulle järgi lihtsalt, et tule koju nüüd. Et see on vägev küll, aga et tule ole siin, et siin on ka, et noh, et selles mõttes, et ongi, et ma võin olla kuskil täiesti mujal, aga ja täiesti teises kohas ka looduses, aga mul on koht ja ühendus nagu siin ka. Ja ka siis, kui ma ei ole, kui mul ei ole sellist ruumi, eks ju, siis ma olen ise lilleke ruumis. Küsin ka. Aitäh ilusa loengu eest ja siis Toomas alguses mainis, et käisid sellel visiooni otsingul. Et kuidas sul see läks, kus sa käisid, kuidas oli esimene, teine, kolmas, neljas päev ja kas soovitad kellelgi teisel ka minna? Ja ma olen käinud 2 korda. Ja see viimane ongi millest ka siis, mida ka Toomas mainis. Mul oli hästi murdeline ja raske periood elus ja siis ma tundsin, et see on midagi, mis mind toetab, et ma saan asju nagu enda sees nagu lahustada ja lihtsalt teha ruumi. Et ma ei ole mõjutatud kõigest muust argielust, mis mu ümber on. Ja ma tundsin ennast piisavalt turvaliselt, et minna siis ära loodusesse. See oli hästi ilus kogemus, sest see oli ka täpselt paralleelselt mu sünnipäevaga. Nii et täpselt peale sünnipäev oli selline esimene sissejuhatav päev. Ma tegin seda siin Eestis, leidsin endale koha, küsisin koha käest luba, siis ma lõin endale sellise nii-öelda selle lõkkekoha, kust mind nii-öelda tseremoniaalselt teele saadeti. Ja kuna see oli mu nii-öelda vanemate kodu lähistel ühe jõe ääres, siis tegelikult kogu mu perekond oli kaasatud ja ma arvan, et see on nagu tõeliselt püha, mis nagu tekitab mul siiamaani külmavärinaid, et muidugi mul oli raske nagu vanematele öelda, et jah, et ärge muretsege, ma lähen 4 ööpäevaks nagu metsa, kus ma ei söö mitte midagi ja lihtsalt paastun ja hängin siin jõe kaldal, eks ju. Et seda, ma olen piisavalt sõge ja julge, et seda teha. Ja mu isa oli see, tähendab kuna ma läksin, see oli siis suvel ja ma läksin teele siis päiksetõusuga, mis tähendab, et Toomas ja teised tulid kella 4 vist sinna metsa mind ilusti tseremoniaalselt ära saatma. Ja pärast tagasi tulles samamoodi võeti mind vastu. Aga et see nii-öelda turvaline ruum oli siis loodud läbi selle, et mul oli isaga kokku lepitud siis see nii-öelda post või märgikoht, kus mina annan märku, et mul on füüsiliselt kõik hästi, et keegi ei pea mind otsima tulema, sest juhul, kui ma seda märki ei teeks, siis see nii-öelda justkui oleks selleks märguandeks, et midagi on halvasti, eks ju, et nad saavad mind kontrollima tulla. Ja ehk siis minu isa oli see, kes hoidis seda turvalisust minu jaoks. Ja see on nii suur asi minu jaoks, et minu isa on ikkagi isa ja mees, eks ju. Ta on väga õrn hing, aga ta tõesti ja ta ei ole absoluutselt hingeli, selles mõttes ta ei ole spirituaalne, absoluutselt. Ta lihtsalt ehitab ja teeb oma asja, aga ta sai aru, et see on minu jaoks midagi olulist. Ja kui ma
siis selle nii-öelda 4. või tegelikult 5. päeva hommikul naasesin, siis mu ema oli mulle keetnud selle puljongi, et kus ma tulin siis nagu paastust välja, et ema tehtud puljongi ja kogu mu perekond, tähendab mu vanema õe pere ja lapsed, väiksed lapsed nagu tulid ka sinna trummide ja asjadega nagu lihtsalt mind vastu võtma ja mu vend, kes ka ei ole üldsegi sellises hingelises maailmas, et ta nagu lihtsalt ta teadis, et see on midagi, mis on oluline ja see on muutus ja see on minu teekond, eks ju. Et sa ei pea mõistma seda, aga sa näed, et see on midagi sügavat. Ja mitte kunagi ei ole mu isa mind nii kaua kallistanud peale seda. Et see oli väga-väga võimas kogemus. Ja. Et ma väga soovitan seda ka teistele, aga selleks peab olema põhjus ja toetajad, et kuna mina olin seda enne teinud ja mul olid nii-öelda inimesed, kes mind valmistasid ette, seal on rituaalid ja asjad, mis sa teed kõik enne ära, eks ju, enne kui sa lähed ja kes hoiavad sulle ruumi ka kaugelt. Et kui kellelgi on seda huvi, siis neid võimalusi on. Et kui see vähegi kutsub, siis julgen soovitada. Me inimestena oleme päris võimekad ja see annab ruumi olla sügavamas ühenduses. Mina küsin, et kuidas sa ennast siis tutvustad, et kui sa need kõik sotsiaalsed nimetused ära jätad? Kui Bill Plotkini nimi on Cocoon Weaver, siis väga paljud inimesed nii-öelda võtavad endale, nimetatakse ka selline hingeline nimi, eks ju, või siis mina olen sellistes seltskondades, inglise keeles olen ma well, ehk siis kaev. Igaüks võib nüüd ise järeldada, et mis sa arvad, mis see võib tähendada või mida see kannab endas. Aga ma arvan, et ma ei hakka seda põhjendama või kirjeldama. Ma võin sellest üks-ühele nagu rääkida veel pärast. Tore, kas on veel küsimusi siin või seal? Nii, siin on Holdi ütleb lihtsalt nii ilus loeng. Küsimused, jagamised, silm on niiske tänust. Aitäh. Aitäh. Minu rõõm. Ja kas on veel viimaseid mõtteid, küsimusi? Lihtsalt julgustan siis ütle lõppsõna. Julgustan, et minna loodusesse ja lihtsalt lubada endal olla, planeeridagi vähemalt kord nädalasse see kas või pool tundi, et sa lähed ja oled ja sa ei pea mitte midagi tegema, ja see, et sa võid kas või panna endale selle kella käima, et telefon taskusse sa isegi ei vaata, sa ei kontrolli. Sa tead, et kell annab sulle märku siis, kui aeg on täis või et sa, sest väga tihti me oleme mõjutatud sellest ajast, et me tahame kontrollida, eks ju. Aga see on see, et paned telefon netist välja, kõik märguanded välja, levist väljas ja sa lihtsalt oled ja vaatad, mis loom hakkab. Ja siis soovitan järgima mind või minu tegemisi ka läbi Kai Akadeemia või siis läbi MTÜ Sümbioosis ja koolitusi, mis on tulemas, et ma vahendan neid võimalusi nii Eestis kui välismaal.